kui sa ei mõtle, et näiteks sul on ees veel võib-olla 5 aastat, võib-olla aasta, võib-olla 10 aastat, no siis ei ole midagi, siis paned kogu aeg edasi. Siis paned, eks ole, jälle uued ettevõtmised ja uued inimesed ja uued mured ja ikka suuremaks kogu aeg läheb. Keegi ei tea meid, eks ole, et kui palju või kellele meil kui palju on aastaid antud. Aga aga kui sa oled selles eas, siis tõe eest sa kusagil ei pääse. Sest et ma arvan ise, et ma 10 aasta pärast kindlasti enam ei ole tegija. Mul võib hing sees olla, aga ma ei taha olla ainult lihtsalt olla ja mitte midagi teha, mis elu see on. Vaat sellised mõtted tekivad, kui sa oled nagu üksinda ja Igal inimesel on vaid üks elu, ole sa siis minister või paadialune. Me võime teada, et mingid sündmused toimuvad paratamatult, aga me ei tea, kuidas nad tegelikult sünnivad. Kraftide mõjuvõimsa klannipea Jüri Krafti kohta võib öelda endine. Paraku on see vaid väike osa tõest. Elu pole kunagi mustvalge. See on lugu, mille tegid osade kaupa läbi paljud eestimeelsed punadirektorid, rahvarinde, tänavaromantikud ja tänase Eesti edukad äriliidrid. Jüri Kraft tegi läbi kõik need 3. Ta on kogu oma elu olnud mingisugune eriliselt visa, eriliselt kange. Kes teda teavad, et ta väga suurt kasvu ei ole, aga oma hinge poolest ma arvan, et on 3 korda suurem, kui sa niimoodi vaatad temale peale. Jüri on usaldust vääriv mees. Kui temaga kokku lepid, et meie jutt jääb 2 vahele, siis see jutt jääbki 2 mehe vahele. Kui mõne inimese kohta saab öelda, et on sündinud juhiks, siis see on kindlasti Jüri Krafti üks niisugune täiesti kindel omadus, et ta on juhiks sündinud. Põhilised märksõnad, vabariigi suveräänsus, meie majanduslik iseseisvus ja iseotsustamine. Ja just siin ka selle dokumendi koostamisel oli Jüri Kraftil väga suur osa. No Jüril oli väga oluline roll liidu rahvasaadikuna Moskvas. 2225 liikmest koosnev parlament oli impeeriumi ajaloos esimene ja viimane enam-vähem demokraatlikult valitud seadusandlik kogu. Eestist valiti sinna 48 saadikut. Sa jõudsid alles praegult või? Ei, 10 minutit tagasi me võtsime siin. Ja. Ühel suvepäeval korraldab Jüri Kraft heategevuskontserdi Mustvee kirikus. Kraft on oma lapsepõlvemaale kutsunud hulga lähedasi sõpru. Siinsamas Peipsi äärses kakskeelses rannakülas möödus tema poisipõlv. Ei, tema andis sinna vahe alla kirjutada. Jah. Tere. Tervitus. Tere. Et kuule, ühesõnaga istuge vast natuke ettepoolega. Siia või? Jah. Jüri, ma korraks. Tere, oi, kui kena. Mustvee on ju piirilinn ja see kirik on
ligi 150 aastat kaitsnud, hoidnud seda Eesti vaimu ja et siin oleks ikka selle nii-öelda idapiiri peal, Euroopa idapiiri peal ka ikka nii-öelda Eesti vaim. Ja viimastel aastatel meie noored lähevad ikka rohkem ja rohkem ära, aga on aeg, et te tuleksite siia tagasi. Issand Jumal, sinu nimel tahame alustada seda kontserti. Ja nüüd on meil suur palve. Pane oma õnnistus sellele peale. Õnnista neid, kes üles astuvad ja õnnista neid ja meid, kes me kuulame. Ma ise olen muide käinud Toorma kirikus Leeris, sest siia ma ei julgenud tulla. Kui ma lõpetasin siin keskkooli, siis tollel ajal oli siin rajoon ja need lõpetajad väga kontrolliti, kes nüüd lähevad Leeri. Ja need, kes läheksid Leeri, siis nendel oli raskusi ülikooli pääsemisega. Mina ei ole komsomoliga pioneer olnud ja seda on alati imestatud ja pahaks pandud, et nõukogude ajal ma mõtlen, et miks pärast on niisugune apoliitiline. Kas sa tead, ma olen selle Musta kiriku pärast hooles ja mures olnud. Ja nüüd ma tänan Jumalat, et ka teised on selle pärast mures, nii nagu sina siin. Kuskil 78, kui ma läksin Tartusse tööle, siis 78 oli Jüri Kraft juba kergetööstuse minister, suur mees, väga suur mees. Selle tõttu tuleb ettevõttel kontsentreerida kõik oma tähelepanu ja energia just nende olemasolevate reservide leidmiseks, et täita 1978. aasta tootmisplaanid. Jüri Kraftist oli saanud õmblusvabrik Sangar asedirektor 1963. aastal. Kui varem toodeti Sangaris pea kõike, siis uus direktor pühendus särkidele, bluusidele. Tootmise kõrval pööras noor direktor palju tähelepanu töötingimustele. Ja kui mina külastasin Sangarit, ükskord mingi rändpunalipp või midagi taolist anti seal üle, siis tuli ka Jüri Kraft sinna sellele pidulikule koosolekule, sest see Sangar, see oli tema niisugune lemmikkollektiiv. Ta tuli sinna alati hea meelega, sellepärast, et tema oli selle firma viinud ülesse. Seal töötasid ju põhiliselt naised. Need naised kõik jumaldasid Jürit. Kui Jüri sinna tuli, siis kogu see naiste peres säras ja Jüri säras muidugi ka. Peame mõtlema, kuidas paremini kasutada olemasolevaid seadmeid ja olemasolevaid tootmisvõimsusi. Ühel naistepäeval Jüri Kraft, kuna Sangar oli ju eelkõige naiste ettevõtted, õmblejad. Ja Jüri Kraft oli siis hommikul kella 7, kui algas töö ja varemgi veel oli ta oma ettevõtte ukse peal ja igale tööle tulevale naisele kinkis ta lilleõie ja suudles põsele. Ja see oli siis nagu näide sellest, et kuidas peab ühes naiste ettevõttes üks tippjuht toimetama, et tal oleks absoluutne niisugune autoriteet ja populaarsus. Me andsime käiku sellised ettevõtted nagu Vaibavabrik, Vändras, Sangari uus tootmiskorpus. Siis majanduslikul teel tegime Sulevisse uue tootmiskorpuse, see on Haapsalus. Nii et loetleda võiks veel siin palju. Kergetööstus oli Jüri Krafti puhastustuli. Esimestel ministri aastatel tuli tegelda probleemidega vaevleva Kreenholmi manufaktuuriga. Üks oli, et Kreenholm tööle panna ja teine oli ka kommunar.
sellepärast Kreenholmiga oli asi nii, et Käbin oli see mees, kes 77. aastal mind pani ministriks. Ja siis, kui sai Vaino kutsus välja, ütles mulle nii, et kui Kreenholm hakkab tööle, siis jääd ministriks, kui ei hakka, siis võtame sind maha. Nii, minul ei olnud midagi ütelda, sellepärast, et siin ei olnud midagi vastu vaielda. Ministrina andis Jüri Kraft tööd tervelt 40 000 inimesele. Kõige suurem probleem nendel aastatel oli ju materjal. Näiteks Sangaris oli tol ajal siiski 1000 inimest. Ja kui sulle, ühesõnaga inimestel oli vaja tööd ja leiba, aga sul ei ole millest teha. Sul plaan oli peal, sa pidid tegema, aga seal teinekord seda ettevõtet, kuhu pandi plaan, veel ei olnudki. Ta pidi olema ehitatud, aga teda ei olnud ehitatud. Niisuguseid kurioossed näited oli küll. Oli üks suur tähtis istumine või mitte kõige tähtsam partei kvoorum oli laevastikuohvitseri majas. Ja mina olin tol ajal noor ja kogenematu ja ütlesin, et kui palju me toodame inimese kohta maailmas. Ma ei tea, 150 meetrit kangast, 4-5 paari jalatsid, trikotaaž ja just sukkpükste oli vist 15 paari ja nii-öelda laste ja asju ja nii edasi. Me olime maailma parimate hulgas, aga meil ikka neid ei olnud. Me ei saa ühte oaasi luua ühes katlas. Sellepärast ta lahustub ära. Peame mõtlema, kuidas paremini kasutada olemasolevaid seadmeid ja olemasolevaid tootmisvõimsusi. Jüri Kraft elas pidevalt nii-öelda tulevikku silmas pidades ja tal olid suurepärased kontaktid Moskvas. Ta oskas lihtsalt kõrgemal seisva organiga suhelda ja saada sealt kätte seda, mida teised ei saanud. Ma olen läbi käinud kõik Moskva suuremad koridorid Kremlis ja näiteks liidu riigiplaanis ma olin alaline külaline. Ükskord ta on rääkinud ühe niisuguse loo, see oli sellest ajast, kui me olime juba liidu rahvasaadikud, et kunagi Kergetootmise ministeeriumi kolleegiumil, kui oli arutatud jällegi mingite seadmete ja masinate eraldamist, siis oli Ukraina kolleeg tõusnud püsti ja olnud väga närviline ja öelnud, et mis see siis on, et meid on siin oma 40 või 45 miljonit ja Eestis on ainult 1,5 miljonit inimest, aga Eesti saab tunduvalt rohkem masinaid ja seadmeid, kui meie saame. See oli põhiliselt suureks kiituseks Jürile, sest et ta lihtsalt oskas asju nii serveerida, Moskvas nii näidata, et need oleksid ka kasulikud just nimelt nendele otsustajatele, kes otsustasid, kuhu need masinad ja seadmed lähevad. Mina käisin seal väga sageli ja mina koogutasin seal ministri eesruumides, ma ütlen, et kuude ja nädalate ja kuude kaupa. Ja ma rääkisin, mõnikord tuli isegi nädalas rohkem käia. Ja võib-olla see, et võib-olla ma natuke erinesin sellest üldisest miljööst. Ma olin natuke nagu läänelikum ja niisugune võib-olla teistmoodi ja võib-olla natuke viisakam või mis iganes ja see hakkas mõjuma. Selline järjekindel nõudmine, järjekindel käimine ja ega ma üksinda. Näiteks mul oli see tehnikavalitsuse juhataja, oli Skurskaja, ta läks Moskvasse, ta korraldas selliseid skandaale, ta läks sinna kabinetti, kus neid juhatati ja hakkas hüsteeritsema. Ütles, et Jüri Andraševitš, tähendab minu isa nimi, nii prikazal ja ma ei lähe siit mitte kuskile ennem kui on antud ja ta siis, talle toodi vett, ta minestas seal ja ta korraldas selliseid hüsteeriaid seal pidevalt ja lõpuks ta sai selle. Seda oli kõrvalt väga hea vaadata, kuidas Jüri suhtles inimestega, kui ta käis mööda ministeeriumeid või ametnikkonnaga rääkis, siis oli tal alati hea sõna, mis sageli väljendus konservi karbis või šokolaadikarbis või lillekimbus või Vana-Tallinna pudelis oli tal alati olemas, et inimestest meeldivat emotsiooni tekitada ja reeglina ta jalaga ust lahti ei löönud. Kui keegi arvab, et väga nii
tol ajal tassiti midagi seal kohvrid täis ja nii edasi, sest ega siis see oli tavaline niisugune asi, et võeti ka vana Tallinn kaasa, võeti Kalevi komparp ja võib-olla Tallinna kilu ja sellega see piirdus. Ja seda muide tehakse tänagi. Näiteks mina, kes praegu on just nimelt kalatööstustega tegelev ja Tallinna kilu tootjad oleme me täna, siis Tallinna kilu on mul alati kaasas, kui ma lähen sõbrale külla, lähen Jürile külla või lähen kuskile ükskõik kuhu tead, ikka see on alati tore suveniir teisele, mis on niisugune Eesti sümboolne toode. Ja ausalt öelda, mul on täna ka Sangari särk seljas, sellepärast et Sangari särk on niivõrd kuulus särk, et noh, kui sellegi kingituseks saad, no mis saab veel paremat kingitust olla. Ülemineku ajal sai Kraftist, nagu paljudest teistestki tööstusjuhtidest, Sangari omanik. Kui me võtame niimoodi, et see on ikkagi esimene ettevõte, kes siis on nagu pärandatav isalt pojale. Sangaris nüüd see aktsiakapitali struktuur on ka pikema aja jooksul välja kujunenud, et ega meie osalus alguses oli ikka palju väiksem. Selle erastamiskuulutust tegelikult lugesime ajalehest, et riik on pannud nagu need reaettevõtteid sinna erastamisnimekirja ja vabrik töötas meil tegelikult täismahus ja lihtsalt olid nagu need mõtted, et kuidas siis nüüd edasi toimida ja kes need siis huvilised on, et meie vabrikut erastada. Siin üheks veduriks oli Jüri Kraft, kes vedas nagu ühte erastamismeeskonda. Kes aga tahtis, kes Sangaris töötas, võis aktsiaid osta. Seal oli 350 inimest või rohkem, kes olid aktsionärid. Ja alguses läks asi nii-öelda vanamoodi edasi, aga siis vaatasin, et nii pagan ei ole võimalik seda firmat juhtida, siis hakkasin ikka seda jõudumööda need aktsiaid kokku ostma. Ligi pool on teistel aktsionäridel. Et isa on rääkinud ta ikka mitu aastat võttis aega see sisseelamine ja ega valikuvõimalust vist nii väga ei antud, et kas siis läksid või ei läinud. Aga see ei olnud kerge küll, jah. Põhimõtteline vahe oli ju selles, et tol ajal oli tarvis ainult toota, kõik, mis sa tegid, võeti nii-öelda ära, müügiga ei olnud tarvis tegeleda, sest kõikidest asjast oli kogu aeg puudus. Ja siis ootamatult tuli situatsioon, et tuli hakata pingutama, et need tooted maha müüa, hakata aru saama, mida siis tegelikult tarbija nagu tahab, tegelema toote arendusega, müügiga, turundusega. Et jah, see on ikka päris erinevad asjad. Organisatsioonide ja minu arust inimeste tugevus seisnebki selles, et kui suudetakse muutustega kaasas käia ja mitte lihtsalt, et muutustega ehk vooluga kaasa minna, mitte vooluga ainult kaasa minna, aga tegelikult ka neid seda siis muutusi ka ellu kutsuda ja ma arvan, et onu Jüri on siin olnud küll üks väga suurepärane näide ja eeskuju. Ma arvan, selline otsija ja tehatahtja vaim ei ole teda kuidagi maha jätnud, vaid see on, nagu ma arvan, ka võib-olla uutes oludes või maailma muutudest isegi suurenenud ja täienenud, et kui ennem oli see võib-olla see raamistik Eesti ja Nõukogude Liit, siis nüüd on tegelikult kogu maailm. Et ega nagu öeldakse, et taevas on ainult meile selliseks piiriks. Isegi aastakümnete pikkune ideoloogiline ajupesu ei suutnud pühkida rahva teadvusest mälestust sõjaeelsest, iseseisvast Eesti Vabariigist ja tema sümbolitest. Ikka ja jälle lahvatas siin või seal midagi välja. Selle esimese vimpli peal esimene üldlaulupeo see vapp ja mis seal oli,
seal olid kurat 3 lõvi peale. Ja no asi nii-öelda me tegime 100 000 tükki neid. Ja siis oli niimoodi, et need läksid müüki ja pärast kurat leiti lõvid peale. Ja vaat selle pärast pidi mina aru andma. Nii. Ja siis oli veel niimoodi, et noh, enam-vähem tollel ajal, see oli ikka veel Sangaris. Me tegime särke, sinimust-valge, nii ilusad värvid olid, India riie oli. No aga, ja siis jälle mina aru andma, ma ütlesin, no ega hindud ei teadnud, see Eesti rahvuslipp on, eks ole. Ja siis oli niimoodi, et kästi ära korjata. Kästi müügilt ära korjata, aga ma ei tea, me laos oli, saatsime Lätti. Mõnel võib tunduda kummaline, et sinimustvalge lipu, mis pärast pikki okupatsiooni aastaid taas Pika Hermanni torni tõmmati, lasi õmmelda ei keegi muu kui niinimetatud punane direktor. Selle lipu saamislugu on ju Jüri Krafti tegemistega nii tihedalt seotud. See oli veebruari alguses, 89. aastal. Mulle helistab asjade valitseja ministrite nõukogust Elmar Matt, et on tarvis teha Eesti lipp sinimust-valge, mis saaks lehvima Pika Hermanni tornis. No ma ütleksin seda, et mulle oli see tõesti selline nii ootamatu. Ma tõusin püsti, hääl värises, ütlesin, saab tehtud. Sest et mul oli tõesti selline meeleliigutus sellest momendist ja sellest ülesandest. Ja muidugi siis sai kohe mõeldud ja hakatud tegutsema, et milline see lipp peab olema. Sellepärast, et seal oli tarvis täpsed mõõdud, millises vahekorras sini, must, valge. Lubame, et see sama lipp läheb siis homme hommikul kell 9.33 torni. Nii et vaadake. Tänane sündmus meie jaoks on eriline sündmus, sellepärast, et teha oma lippu. No ma mõtlen, et meie naised siin püüavad kogu hingest, et neid kiiremini või rohkem teha. See on nüüd mõõtmetes 3 korda 1,5, eks ole? Ja mis kangast ta tehtud on? Poolvillane, sellepärast siin peabki olema selline, et lipp, mis kestab tornis vastu, peab olema villane. Muidu me võiksime puuvillast või siidi või midagi muud teha, aga see, mis peab just ilmastiku tingimustele vastu, see peab olema villane. Nii et siin on oma väike konk sees. Ja veel üks väike asi. Me oleme Pika Hermanni tornist, Arnold Rüütel, Indrek Toome, nimiosaline ja veel teised. Ja siis otsus, ei, meie ei tõsta seda lippu, vaid seda lippu tõstavad lapsed. Ja need lapsed, kes laulsid seal kooris, Georg Otsa muusikakooli õpilased, need tõmbavadki üles uuesti Eesti lipu. See on midagi sellist, mis jällegi ühendus rahvast, mis ajaloolises mälus jääb ilmtingimata püsima. Teatavasti Jüri teeneks on see, et ta andis Rahvarindele oma ministeeriumi rüppes baasi, kus tegutseda Mainoris ja Mainor korraldas Kuulparsi tänaval sageli mitmesuguseid üritusi, konverentse, seminare, kohtumisi, kus ka Jüri Kraft oli olemas ja võttis sageli sõna. Mainori saalis sündis ka Eesti Ettevõtjate Keskliit. Kontserni Estar juht Jüri Kraft teatas kokkutulnutele, et kuna tööstust Eestis keegi ei kaitse, tuleb seda teha neil endal. Kraft rõhutas, et kuigi loomisel on puht majanduslik organisatsioon,
ei välistanud ta võimalust, et sellest saab alternatiivne võimuorgan. Kraft toonitas, et kuna nende käes on majanduslik võim, peab valitsus sellega paratamatult arvestama. Meil oli Mainoris küllaltki arvestatav ajutrust, kes suutis need, kuidas öelda, need materjalid ja ülesanded nagu valmis kirjutada. Mitmesuguste majanduseksperimentidega kergetööstuses, teeninduses ja põllumajanduses valmistati ette soodne pinnas isemajandava Eesti idee tekkimiseks. Need reformid, mille ettevalmistamisega me alustasime juba 70. aastate lõpus ja 80. aastate alguses, need puudutasid muidugi majandust, siis oli ehituses ja mitmes muus valdkonnas. Aga kergetööstus oli tol ajal küllaltki esirinnas. Meie eesmärk oli saada lühidalt öeldes üleminek plaanimajanduselt turumajandusele. Nii et see oli, kuidas öelda, jälle võib-olla ainulaadne maailmas ja meie eksperiment või meie ettepanek võeti vastu ja siis see oli siis Nõukogude Liidu ministrite nõukogu määrusega ja mind pandi personaalselt selle eest vastutavaks ja hiljem see laienes siis üle Nõukogude Liidu kergetööstuses. Пусть одновременно в стране будут действовать несколько моделей хозрасчета. Многообразие в любом случае лучше единообразия. Мы желаем кардинальных перемен и не видим другого пути для перехода от механизма хозяйствования формально суверенной республики к механизму хозяйствования реально суверенной республики. Just isemajandamine ja selle toetus Nõukogude Liidus väga erinevate regioonide inimeste poolt, poliitikute poolt, see oli see, mis hakkas väga tõsiselt lammutama Nõukogude Liitu. 1987. aastal külastas Eestit NLKP uuendusmeelne peasekretär Mihhail Gorbatšov. Võõrustajad eesotsas EKP esimese sekretäri Karl Vainoga püüdsid vabariiki näidata nii heas valguses kui võimalik. Paraku õnnestus peasekretäri tuju aga ära rikkuda. Seal oligi natukene kummaline lugu. Me läksime Maratisse ja me olime keset ühte suurt tootmistsehhi. Ümberringi olid need õmblejad, põhiliselt vene naised ja nad nägid enda ees esimest korda nii suurt inimest. See on nagu tõesti tõeline patuška ja nad teda lihtsalt niivõrd silmadega kohe lausa õgisid ja pärast hakkasid siis kurtma nagu tavalise inimesel ikka, et mul ei ole korterit. Ja nii üks, teine, kolmas, neljas ja lõpuks tuli üks veel vastu välja, et tema elab koos vangidega. See oli juba liig, mis liig ja muide peasekretär muidugi oli suur diplomaat, ta lõpetas selle jutu ära, aga tema tuju oli rikutud. Ta ei tahtnud enam ühegi, absoluutselt, meil oli seal ette nähtud veel külastamise jätk ja näitus ja ta tahtis ära minna. Aga mul õnnestus, lihtsalt elus on võib-olla selliseid momente, kui teda ikka siiski paluda istuda ja ta kuulas seda, mida oli tehtud Eesti kergetööstuses ja ma ütleksin, et meie lahkusime sealt vähemalt hingeliselt sõpradena ja ma saatsin teda auto ukseni, mind keegi ei seganud ja me nagu rääkisime seda juttu kõige paremale kuulajale, keda ma olen oma elus kohanud. 1989. aasta hilissügisel tuleb kokku Vabariigi Ülemnõukogu. Nende tahtest oleneb rahva saatus. November 16.88 vastu võetakse suveräänsusdeklaratsioon, esimene Nõukogude Liidus, mida pärast nimetatakse suveräänsuse paraadi alguseks. Palun
kes saadikutest on selle deklaratsiooni teksti vastuvõtmise poolt, palun hääletada. No see oli minu elu suur päev ja ma mõtlen paljudele eestlastele, kellele on Isamaa kallis, oli ta kindlasti samuti. Ma mäletan seda, kui me siin samas selles saalis, selles kohas hääletasime, kui oli nii suur poolt häälte arv ja kuidas inimesed tõusid püsti, aplodeerisid, see oli esmakordselt siin saalis, ma muide olen selles saalis istunud 10 aastat ja esmakordselt oli selline, kuidas öelda, inimesed olid nagu vennastunud, need olid kuidagimoodi, nad olid head, et naabrid, kõik midagi suurt nagu oleks ära tehtud. Deklaratsioon NSV suveräänsuse kohta on vastu võetud. Nende hulgas, kes Ülemnõukogus selle asja vastu võtsid, oli ka Jüri Kraft. Ja tema osa selles, et see võeti vastu sellise häälte enamus, kus vastuhääletajaid oli ainult 1 ja erapooletuid oli 5. See töö, mida eestimeelsed delegaadid seal tegi, oli väga suur. Kuninglik loit, valguse võit, äratab maa. Aga mis siis muidugi pärast sellele järgnes, oli ju see, et siis kui mindi pärast seda, bussid sõitsid Toompeed õhtu hilja, kui istungi lõppes ju täielikus pimeduses, rahvas oli ootel linnahallis, sinimustvalged lehvisid, võõrad inimesed, valdavad naised kargasid meile kaela kallistama. Ja seal me olime tribüünil, seal siis rahvale andsime aru, rääkisime, kuidas kõik see toimus. No see oli ääretult ülepäev. Nii palju rahvast polnud veel eales varem lauluväljakule kogunenud. Seekord polnud tegemist laulupeoga. Viimane kui inimene tuli siia vabast tahtest ja siira sooviga aidata kaasa ühiskonnas toimuvatele suurtele muutustele. Siit said oma õnnistuse kaasa saadikud, kes pidid Moskvas Eesti asja ajama. 1989. aasta märtsis käis Eestis pingeline valimisvõitlus. Kumbki pool, nii iseseisvusemeelsed kui Nõukogude Liitriigi iga hinna eest jätkamise pooldajad, püüdsid võimalikult palju oma mehi Kremlisse saada. 48 saadikust olid interrindemeelseid alla 10. Vene elanike ülekaaluga Ida-Virumaa valimisringkonnas oli võitlus eriti karm. Kergetööstuse minister Jüri Kraft võitis Ülemnõukogu presiidiumi sekretäri Viktor Vahti. Siin tegid oma töö just nii televisiooni reporterid, nii ajakirjanikud raadios ja nii edasi. Ja küsimus oligi just seal seda, et kes kord oli siis Vaht peal, kord oli Kraft peal. Vaht kasutas häälte püüdmiseks sõjaväe helikopteritelt loobitud lendlehti. Vahel olid väga head suhted sõjaväega. Nii et see oli sõjaväe helikopter, sealt loobiti siis lendlehti alla, eks ole, selle tema toetuseks, minu tõrvamiseks ja siis olid agiitbussid, aga kuna eestlased ajas see hirmus niisugune, ütleme, pealetükkiv Vene propaganda vihaseks, siis see oli vist Jõhvis või Kohtla-Järvel, üks poiss kirjutas plangu peale, et mine persse Viktor Vaht, meie mees on Jüri Kraft. Nii et see oli niisugune väike lõõgastus või võttis nagu seda hirmsat pinget maha. 23. ja 24. detsembril 1989 toimus Kremlis otsustav lahing. Hakatuseks teatas Mihhail Gorbatšov vastuseks meie delegaatidele, et MRP asi tuleb läbi vaadata ja tuleb moodustada selle kõigi külgede uurimiseks komisjon. Gorbatšov teatas, Nõukogude Liidus pole venekeelset salaprotokollide originaali. Pole veel.
А теперь о проблеме, которая вызвала вчера наибольшее количество вопросов о секретных протоколах. Действительно, оригиналы протоколов не найдены ни в советских, ни в зарубежных архивах. Тем не менее, комиссия считает возможным признать, что секретный дополнительный протокол от 23 августа 1939 года существовал. Enamik Nõukogude Liidu rahvasaadikuid tunnistas 23. augustil 1939 sõlmitud Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid õigustühiseks. Kui oli just sellesama pakti arutamine, siis meie delegatsioonis oli ka ju kuulus interrinde liider Jevgeni Kogan. Tema oli sügavalt veendunud, et Nõukogude Liit peab säilima. Ja asi oli arutamisel ja seda istungjärku juhatas just Mihhail Gorbatšov. Ja siis Kogan tahtis sõna. Ja ta oli oma jalaluu ära murdnud ja käis siis karkudega. Ja tal olid siis nende karkudega, ta läks siis sinna vahekäiku, samas meie kõrval võttis need kargud kätte pea kohal, nendega vehkis ja ise tohutult karjus. See oli tõesti nagu Boris Godunov või mingisugune suur vene kaupmees, kes on hulluks läinud. Ja siis vehkis ja andke mulle sõna. Мало вам демонстраций в Москве турок-месхетинцев, которые остались без крыши над головой? Мало вам беженцев, которые болтаются по всему Союзу, не имея ни работы, ни хлеба, ни крыши над головой? Почему вы тянете? Я только прошу обвинению мой адрес не выдвигать. И успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Еще раз прошу, успокойтесь. 1. juunil 1989, kui Eesti saadikud Gorbatšoviga Kremlis kohtusid, lahtiste kaartidega veel rääkida ei saanud. Sai rääkida vaid liiduvabariigi suveräänsusest ja isemajandamisest. Algas keeruline ja aeg-ajalt ka väga riskantne kassi-hiiremäng. Algas Eesti saadikute pea 2 aastat kestnud parlamentaarne vabadusvõitlus Kremlis. Ma tulin selleks siia Moskvasse, et saada otsus Eesti iseseisvuse kohta, Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta ja toetada Vene demokraate. On mul kui majandusinimesel alati huvid selleks, et Eesti tööstus, Eesti kergetööstus esmalt saaks tööd teha. Kremli saadikuaastad on Jüri Kraftile väga südamelähedane aeg. Koos Tiit Made ja teiste saadikutega toodi Kremlist ära Eesti vabadus. Tiit Made kirjutas sellest raamatu. Esitlust juhtis Jüri Kraft. See ei olnud ju ainult Eesti jaoks tähtis, vaid see aasta, 20 aastat tagasi muutis ju maailma poliitilist kaarti. Muide, kui ma vaatan praegu siin, 20 aastat on möödas, kes näevad sama head välja täpselt nagu 20 aastat tagasi Moskvas. Mitte midagi ei ole aeg nende meeste kallal ja naiste kallal teinud. Üks küsimus oli mul teile kõigile, kus siis põhimõtteliselt Eesti iseseisvus tehti ära. Meile, kes me seal Moskvas on ette heidetud, et te olite ju nii ja naasugused ja tegite koostööd. Aga ma ütleksin niimoodi, et jah, koostööd on tehtud. Kui Pätsi-aegne generatsioon tegi koostööd ja selle tulemuseks oli Eesti okupeerimine, siis kui meie tegime Moskvas lobitööd ja koostööd, siis selle tulemuseks oli Eesti iseseisvuse taastamine. Ma annan sõna doktor Igor Gräzinile. See Tiidu raamat minu arvates on ülitähtis, on see, et me teame, et globaalne muutus tuleb, aga me ei tea, kuidas see välja näeb, kuidas see homme juhtub. Sümpaatne oli tema tegutsemine vahetult siis Butši eelsetel päevadel ja sel ajal, kui Butš toimus Moskvas siis augustis 1991, kui oli vaja organiseerida üldstreik. Meie tegime siin üleskutse valmis, et korraldada üldstreik ja et kõik vabariigi ettevõtted, asutused, et streigiks Butši vastu
mina olin üks nende hulgast, kes selle üleskutse teksti kirjutas. Me kirjutasime selle teksti valmis ja tolleks ajaks oli korraldatud rahvarinde poolt suur miiting. See oli Vabaduse väljakul. Mina ei ole oma silmadega Vabaduse väljakul nii palju rahvast näinud kui tookord. See oli niisugune tunne nagu enne lahingusse minekut, tead, nagu enne tohutut äikest. See oli nagu magus ja see oli nagu hirm ja et no nüüd, eks ole, sellepärast tankid ju tulid. Mul käis küll peast käis mõte läbi, et nüüd, kui ma lähen, siis kui midagi teisiti juhtub, siis on mulle Siberisse sõit. Ei, no tõsiselt ma arvasin, et no seal ei ole pääsu. Ja muidugi ma ütleksin seda, et ma olin ka nimekirjas, vähemalt mulle öeldi, et kui oleks Putš võitnud, siis oleks ma olnud Siber suur ja lai, mulle koduks sai. Aga minu isa oli vabatahtlik ja üle 3 aasta oli Eesti Vabadussõjas, nii et ma ei saanud siin kuidagi loobuda. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada 53 häält. See juhus, mida endast pakkus just nimelt see Augusti Putš, selle ärakasutamine operatiivselt, no see oli eelkõige just nende liidu rahvasaadikute teene osaliselt, kes Moskvas tegutsesid, kes samal ajal olid ka saadikuteks Toompeal, suur osa nendest. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. Kui tagasi vaadata, üks suur viga, mida meie põlvkond tegi ja mida meie laskime toimida, oli see, et meie ise vabatahtlikult, peaaegu tegelikult vabatahtlikult, andsime võimu kandikul üle. Võimul olles lasid uued valitsejad hävida Eesti kergetööstusel, põllumajandusel ja laevastikul. Jüri Krafti arvates oleks vana kaader Eesti Vabariigile veel kaua kasu saanud tuua. Me oleks pidanud võitlema tollel ajal, et siis oleks see üleminek olnud minu arvates valutum ja rahvas oleks vähem kannatanud. Kuigi Kraftide klannil ja Jüri Kraftil on kõik, mida ühel mehel olla saab, pere, edukad lapsed ja raha ning tema sõnal on kaalu, jääb miski tema hinges ameti pakitsema. Kõige tähtsam on tõde, kuidas tegelikult oli ja kuidas võinuks minna. Kahjuks on see üks ajamärk olnud, et me ei ole mitte kõiki neid inimesi, kes ka nõukogude ajal kuulusid otsustajate ringi, kes olid eestimeelselt kasutanud Eesti taasiseseisvumisel ja eks need mehed ise on seda ka sügavalt üle elanud ja mulle vahel tundub, et Jüri ka. Küpses eas pöördub inimene lapsepõlveradadele. Jüri Kraft taastas oma lapsepõlvemaja ja kasvatab läheduses veiseid. Kas tulete edasi ka ikka või? Et siin on, see noorkari on siin. Lähme sinna natuke edasi, vaatame seda päris karja ka ikka. Muidu limusiinid on siin. See on Prantsuse tõugu. Prantsuse lihaveised. Tegusa inimesena ei oska Jüri Kraft rahulikult istuda. Oma ettevõtete juhtimise kõrval jagub teda kõikjale. Ta toetab raamatute ja filmide väljaandmist, püüab kohaliku võimu vastasseisust hoolimata lapsepõlvemaadel toimunud veretööde ohvrite mälestust jäädvustada. Taastatud Jaan Poska majas asuva Poska fondi liikmena
aitab ta kaasa selle tegevuses. Need, mida te siin näete, väga paljud asjad me oleme Jüriga käinud ja rääkinud, et siin Jaan Arder on teatud asju andnud siia muuseumi kasutusse, midagi oleme Rahvusraamatukogust või Kumust küsinud ja Jüri on igal pool olnud väga aktiivne. Peterburi Jaani kiriku taaspühitsemine. Üheksateistkümnendal sajandil Peterburi eestlaskonna ettevõttel ja Eesti rahva kogutud raha eest püstitatud kirik on taastatud Eesti riigi ja eraannetajate toel. Kiriku taaspühitsemise protsessioonil osaleb suur hulk inimesi. Risti kannab Jüri Trei, Jaani kiriku fondi esimees. Uue Priit Herodese poolt kavandatud lipu tellis ja annetas luterlikule Jaani kirikule Jüri Kraft. Tõe eest sa kusagil ei pääse, sest et ma arvan ise, et ma 10 aasta pärast kindlasti enam ei ole tegija. Mul võib hing sees olla, aga ma ei taha olla ainult lihtsalt olla ja mitte midagi teha, mis elu see on. Vaat sellised mõtted tekivad, kui sa oled nagu üksinda ja